Mul on valmis seatud erinevad viltimiseks vajaminevad töövahendid ja materjalid. Ja enne kui tööga peale hakkame, siis ma näitan kõige tähtsama, mis viltimise jaoks on vajalik. See on vill. Mina kasutan enda töödes juba kraasitud lambavilla. Mida nüüd viltimiseks siis veel vaja on? Meil on vaja kindlasti sooja vett. Hea, kui see keskkond on soe. Meil on vaja erinevaid abikangaid. Minul on siin sellised lihtsad vanad voodilinad, mis imavad hästi vett ja üks vana kaardin, mis on nailonist ja mille külge vill väga hästi ei hakka. Siis meil on vaja seepi. See võib olla tavaline lasteseep, aga väga hästi sobivad ka pesuseebid. Täna me teeme kaabuloti. Villa kulub ühe sellise kaabu jaoks umbes 100 grammi. Rebin sellest villaloorist siis vastavad tükid välja ja hakkan neid siis siin abikangaste peal laduma. Need kiud jooksevad pikisuunda. Need on niimoodi siit kraasitud. Nüüd natukene sikutan seda kroositud villaosa laiemaks ja ma vaatan, et see lõige mahuks siia peale ja mõned sendid jääksid servadest üle. Nüüd järgmise kihi panen risti eelmise kihi peale. Nüüd on mütsi üks pool valmis. Võtan lõike, panen siia peale ja rebin need kandilised jupid siit ära. Ja nüüd teen teise poole mütsist. Kui mõnes kohas on mõni augukoht näha, näiteks nagu siin all, siis ma panen tasakesi sellised õhukesed kihid siia peale, et ta oleks võimalikult selge ja ühtne. Ja see lõike suurus on nüüd nii, et ta on esialgsest tööst umbes 20–40% suurem. Aga nüüd hakkab siis selle töö kokkupanemine, et teeme siis ta sellise umbsena. Võtan sooja vee ja seebi. Selle seebi ülesanne on tegelikult see, et ta tekitab siin sellise keskkonna, et villa kiu peal olevad soomused avanevad ja villakiud hakkavad omavahel kokku. Ja teise poole panen lihtsalt siia peale, niimoodi umbselt. Ja nüüd teen töö keskelt märjaks. Mulle meeldib selline meetod, et töö on pigem märg ja seepi on esialgu pigem rohkem. Mulle tundub, et siis see töö läheb kiiremini kokku. Ja nüüd ma pakin selle töö siia selle tülli sisse. Ja nüüd hakkab hõõrumise tehnika. Hõõrumine on siis see, et ma teen ringeid sissepoole liigutusi. Siit ühelt poolt on seda natukene hõõrutud, keeran ta ettevaatlikult teistpidi. Kui ma olen teda siin hõõrunud pealt poolt, siis nüüd ma võtan kätte ja hõõrun enda sõrmede siseküljega ära kõik need mütsiservad. Ja et seda protsessi natuke kiirendada, siis ma hakkangi kasutama nüüd rullimise tehnikat. See on siis see, et pakin jälle töö tülli sisse ja rullin nagu rullbiskviidi selle töö siia tülli vahele. Ja siis võtan selle puuvillase abikanga ja rullin siia vahele. Ja siis mul on siin üks niisugune abikauss, kuhu ma üleliigse vee julgelt välja väänan. Kui see rull on nüüd siin valmis tehtud, siis sellised pikad rullimised sõrme otsast kuni siia labakäe otsa. Ja nii rullin ma selle töö kõik küljed. Nii siit tipu, kui siis otsa, kui siis mõlemad küljed ühelt poolt ja samamoodi siis ka mütsi teise poole. Nüüd on see töö juba jõudnud sellisesse etappi, et ma saan teda siit niimoodi tõmmata ja ma näen, et ta on täitsa kenasti ära vanunud.
tugevaks ja tihedaks läinud, aga ta ei ole ikkagi veel piisavalt tugev. Ja et seda protsessi natukene kiirendada, siis mina kasutan selliseid bambusmatte viltimisel. Ta aitab kaasa, et see töö vanub ja viltub kiiremini ja pind tuleb ilus ja ühtlane, mis on ka väga-väga tähtis. Ja jälle samamoodi sellise rullbiskviidi teen ja hõõrun seda siin kanga sees. Nüüd on kõik mütsi 4 suunda ja mõlemad pooled rullitud ka bambusmati vahel ja nüüd on tõesti see juba nii tugev ja tihe, et me lõikame siit seest selle vormi välja. Ja mina tavaliselt otsin siit selle nurga koha ja lihtsalt mööda seda serva lõikan töö lahti. Ja võtan vormi välja. Ja üks imehea tööriist on selline rull. Ja nüüd teen veel korra bambusmati vahel niimoodi siit tipust otsa poole rullimist. Kui see lõige on siit töö seest välja võetud, tähendab see seda, et see töö hakkab kokku minema. Järgmine etapp on see, et ma keeran selle töö teistpidi, et nüüd see pool, mis pärast ka tuleb välja, on nüüd väljapool. Ja ma lõikan ära siit natukene seda serva, et ma tahan, et ta oleks veidikene madalam see müts. Aga nüüd tahan ma, et pealagi saaks natukene rohkem ära vanutatud. Tekitan sellise alasiia pealae peale ja panen selle vastu bambusmatti. Ja jälle sellised tugeva survega umbes 20 korda rullimist. Nüüd on see müts põhimõtteliselt valmis. Tegelikult ootab see nüüd veel pesemist, siit on vaja välja saada seebivesi. Puidust kübaravorm on kõige parem vildist tööde vormimiseks. Ja ma kasutan ka ühte sellist aurutit, lasen siia töö sisse, kõigepealt mul lasin ta siis siia sissepoole, nüüd ma keeran nii, et töö oleks õige pool väljas. Lasen siit poolt kada üle. See kuumus teeb selle, et ta annab selle vormitavuse siia sellele mütsile. Ja nüüd ma kasutan kogu oma jõudu. Sikutan pealae kõigepealt selliseks sirgeks ja ümaraks, et ta siit ära mahuks. Ja natukene neid servasi ka. Ja venitan ta siia selle vormi peale. Nüüd oleks hea see töö siia kuivama jätta, aga ta jääb siis põhimõtteliselt selline meie heinateo kaabu